Belgorodi oblast taaskord raketirünnaku all. Vähemalt 8 inimest said kannatada. Ööpäeva jooksul oli vähemalt 250 raketilasku, teatas administratsioon. Kaitseministeerium teatas Ukraina sõjaväe läbimurdmisest Venemaa territooriumile. Peskov teatas, et Putin on kõige toimuvaga kursis. Kaluga oblastis kukkus alla ning plahvatas tundmatu objekt, teatas kuberner ning näitas plahvatuse kraatrid. Kiievis ning Harkovis samuti toimusid plahvatused. Pentagon eraldab Ukrainale õhutõrjekompleksid Gepard, kogusummale $120 miljonit. Lukašenko. Lääs plaanib riigipööret Valgevenes. KGB. Opositsionäärid palusid selleks läänelt $250 miljonit. Stoltenberg teatas 700 NATO sõduri saatmisest Kosovosse. Tema sõnade järgi konflikti rahumeelne lahendamine on veel võimalik. Eelnevatel päevadel said rahutustes vigastada 100 inimest. Vučić ütles intervjuus, et pole suhelnud Putiniga juba aasta aega, kartes lääne kriitikat. Zelenski tuli kohale Moldovasse, kus toimub lääne poliitikute kokkusaamine summiti raames. Seal on plaanis ka Alijevi ning Pashinjani kokkusaamine. Moldova president Sandu teatas, et plaanib riigi liitumist Euroopa Liiduga 2030. aastaks. Reutersi andmetel sammid BRICS võidakse üle viia Lavist Hiinasse, kuna esimene võib välja anda Putinit läänele. Repkov teatas, et see on libauudis. Bloombergi teatel Muskist sai taaskord maailma rikkaim inimene. Tesla omanik edastas Louis Vuittoni omanikku $192 miljardit 187 miljardi vastu. Muski järel Hiinasse sõidab Nvidia juht Jens Huang. Tal on kokku lepitud kohtumised Alibaba, Xiaomi, Tencent ning teiste IT-hiidudega. Nikkei andmete järgi Hiina projektis CDT on suurenenud halbade laenude osakaal. 3 aastaga nende maht suurenes 17–80 miljardi $. Brasiilias endine president Di Mello sai 9 aastat vangakaristust korruptsiooni eest. Venemaa Statistikaamet raporteeris tööstustoodangu suurenemisest ning lähiajaloo madalamast tööstusest, kõigest 3,3%. Vkusnei Točka hakkas sõlmima töösuhted alaealistega. Raketitööstuse liider Energia lubab preemiat neile, kes toovad ettevõttesse spetsialisti. FSB teatas massilisest iPhone'ide nakatamisest pahavaraga Venemaa diplomaatide seas. See oli USA eriteenistuse luureaktsioon. Venemaa lennukompaniid vähendavad lende Tšehhi lennukitega L410. Põhjuseks on varuosade defitsiit, kirjutab RBK. Enne sõja algust tehas Tšehhis kuulus oligarh Kazitskinile. Lennukid kasutatakse peamiselt raskesti ligipääsetaval territooriumitel.